niimoodi teerada, teerakäänak on meil ees. Nii, ja seal on üks punkt. Jah, see on tõesti orienteerumispunkt, sa oled terava silmaga, aga sinu kaardi peal ei ole rada. Ma näitan sulle teist kaardi, kus on veidi teise mõõtkavaga, see on nüüd 1/10,000, tähendab. 1 sentimeeter selle kaardi peal on 100 meetrit looduses. Ja siin näeme nüüd uut värvi kaardi peal, see on violettne värv või öeldakse ka punane teinekord. Ja siia on nüüd joonistatud orienteerumisrada. Ja vaatame, millised need raja elementid siis on. Stardileppe märgiks on kolmnurk, sa näed violetset kolmnurka seal ja start asub siis selle kolmnurga keskpunktis alati. Ja kontrollpunktid, üks selline, mida sa nägid seal, on kaardi peal violetse rõngaga. Ja punkt asub jälle sellel objektil, mis on rõnga keskel. Ja nüüd ühendatakse kaardil rada siis stardist esimesse punkti, number 1 on seal kõrval, see on esimene punkt, sealt tuleb minna teise punkti, kolmandasse ja nii edasi, kuni rada lõpeb finišiga, mis on siis topelt rõngas. Ja selle konkreetse raja pikkuseks on siit loeme 5,3 kilomeetrit ja lisaks kõigele muule on meil siin kontrollpunktide legendid ehk täpsed asukoha kirjeldused, künka, jalamilk, teera ja känakul, kraavi ristis ja nii edasi. Kui sa kaardilt ei loe välja, siis vähemalt legend ütleb sulle, mis selle punkti objektiks on. Nii, aga võib-olla käime vaatame siis, milline punkt lähedalt välja näeb. Lähme. Nii, vaatame, kus me täpselt oleme. Me oleme, nagu sa lugesid kaardi pealt, liikusime mööda seda teerada siin metsa vahel ja me näeme punkti endast paremalt, tähendab seal pool, mul on kaart on orienteeritud õigesti. Ja vaatame, mis objekt seal on. Täitsa punkt olemas. Jah, seda nimetatakse kontrollpunktiks. Aga miks tal selline korv on ümber? Korv ehk kontrollpunkti tähis on nüüd rahvusvaheline kokkulepe, et niimoodi näeb kontrollpunkt välja ja ta on sellised värvid on ta sellepärast, et see erkpunane või oranž tegelikult on inimsilmale kõige silmatorkavam värv. Ta torkab tõesti, eriti looduse taustal, et sinagi nägid juhuslikult märket, et ta torkab hästi silma. Ja ta on 30 cm kõrgune, kolmnurkne prisma ja lisaks siis sellele tähisele on tänapäeval kontrollpunktis elektrooniline jaam. Ja mul on olemas ka märkevahend ja ka sulle olema sellise andnud. Nüüd vaatame, mis juhtub, kui sa selle pulgakese kiibi otsa torkad siia auku, mis piiks. Minu oma tegi ka piiksu. Ja nüüd toimus selline asi, et see punkti jaam kirjutas kiibi sisse selle kontrollpunkti numbri ja selle kellaaja, millal me siin olime. Kui me jõuame raja finišisse, siis on võimalik siit kiibist välja lugeda kõikides kontrollpunktides need märked, mis kell ta kus oli ja me saamegi tulemuse. Kõik vaheajad ka, millistes punktides, kui kiiresti joosti. Ja tegelikult siis on võimalik aru saada sellest, et kas on need punktid märgistatud õiges järjekorras, et kui ma tõesti juhuslikult leian ühe punkti ära, et siis ma igaks juhuks ma pean vaatama, et see on ikka õige punkt, mida ma hakkan märgistama. Täpselt, nii ongi. Kui sul on rada ette antud, siis sa pead läbima need punktid just sellises järjekorras ja kui sa nüüd läbid nad omal valikul, leiad seal mingisuguse optimaalsema variandi, kuidas kõik punktid läbida, siis see ei lähe läbi, kuna meil on elektrooniliselt fikseeritud, et sa ei ole punkti läbinud selles järjekorras nagu pidi. Selge. Ja see, et ta on siin sõrme otsas, on puhtalt sellepärast, et see on mugav. See on mugav, see kõige kiirem variant. Inimene tuli oma käega, tegi selle liigutuse, märge tehtud. On olemas ka teisi märkesüsteeme, aga ma leian, et see on maailma parim vähemalt selle tehnilises märkimise mõttes sa tulid ja hakkasid ja nalja pärast on isegi korraldatud maailma meistrivõistluses selles kiiruses umbes 2 meetri distantsil, et kes kiiremini pihta saab. Sest ma annan korra seda sulle. Ma võiks põhimõtteliselt ka kaela panna, aga jah, see on päris tore välja. Kaelast on tõesti tunduvalt ebamugavam seda teha, et kui ta sõrme otsas on, siis on see optimaalne, sest olgem aus, et orienteerumises on ikka oluline see aeg ja ma arvan, see koht ka, mis sa saad ühel hetkel. Et ma olen näinud neid mõnikord klippe sellest, kuidas nad ülikiiresti teevad selle ära ja siis joostakse kohe võssa edasi. Jah, sellel tasemel küll, kui sa juba medalitele võistled, aga kui sa lähed nüüd
algajana metsa, siis see aeg, mis sa pühendad seal punktis märkimisele, moodustab 0,0001% ajast, mis sa üldse metsas viibid, nii et seal kindlasti see sekundi murdus nii tähtis ei ole.